ole enam saladus, et Sangyong Eestis müügil on. Vahepeal tundus, et ega neil mingisuguseid erilisi mudeleid vist ei toodetudki. Nüüd tuleb neid nagu seeni pärast vih. Sangyong tähistab sel aastal 60 aasta juubelit, et rivis ka mõne teise tuntud margiga 4x4 autosid on Sangyong teinud 60 aastat ja viimased 2 aastat on olnud täiesti juubeliväärilised. Et viimasel 2 aastal Sangyong on tõstnud oma müüki Euroopas üle 30% mõlemal aastal, kusjuures autoturg üldiselt on pigem kahanemas. Mis auto siin meie taga on? Tundub nagu selle sama Tivoli moodi, mis meil, või mis siis teil, ütleme, see Sõpruse puiest ääres punasena seisab? Jah, ta on üpris samamoodi, põhiline vahe on selle auto tagaosas. Et siin on ta väljas ametlikult XLV kontseptina, aga tegelikult on juba teada, et see on sisuliselt pikendatud Tivoli, mis läheb tootmisse juba järgmise aasta jaanuarist. Ehk siis kevadel võib seda oodata Eestisse juba salongidesse. Ja põhiline vahe on tagaosas, see on 24 cm pikem kui tavalisel Tivolil. No ta on, ütleme, esiosa on ka ikkagi natukene teistmoodi. Kena? Jah, aga kena on väga hea kuulda, sellepärast, et tihti on praktiline auto ei ole väga kena ja kenad autod on mitte väga praktilised jälle. Aga praktiline on just selle auto kõige paremini iseloomustav sõna. Me mäletame seda aega, kui Hyundai tuli Eestisse ja teda oli alguses ikkagi suht keeruline müüa, sest seal taga valitses sõna Korea. Siin on see täpselt sama. Ajalugu on ju märksa võimsam, peaks olema lihtsam müüa. Ja, õige. Sangyong on tegelikult palju vanem tootja kui Hyundai või Kia. Et 60 aastat on tänases maailmas päris pikk ajalugu ja eelkõige on just tehtud 4-veolisi autosid. No, täna on ka mõnest mudelist esiveoline versioon, aga Sangyong on just keskendunud linnamaasturitele ehk SUV-dele. On ka päris maastur, selline tõsine raamiga Rexton tootmises siiani. Mis tulemas on? Ega siis nüüd pidurit ometi ei tõmmata? Kindlasti mitte. Et see sama kontseptauto XAV, mis siin näha on, annab päris selge vihje, milliseid uudised on lähiaastatel tulemas. Ja Sangyong ütles siin selgelt välja, et lähemal 3 aastal tuleb 3 täiesti uut linnamaasturit. 2 siis praegustele asenduseks ja 1 tuleb veel täiesti uude segmenti, kus Sangyongi täna pole. Ja kõik saavad uued moodsad Euro 6 mootorid ja saavad olema nii kenad kui ka praktilised. Kuidas turvatestidega on läbi läinud kenasti? Jah, häda on praegu selles, et see Tivoli pole veel jõudnud Euro NCAP-s seda läbinud täpselt samasuguse Korea testi ja kui vaadata, mis tulemusi seal on saanud näiteks Euroopa autod, siis on ta selgelt ka selle uue testi 5 tärni vääriline. Mis siis selle kontsepti tegelikult siis juba siis seeriatootmisse mineva auto nagu kõige suurem eripära on? No, kui me vaatame seda pakiruumi, siis võiks oodata, et ta on suur, aga tehnilised andmed ületasid ka meie ootused. Kui me teame, et keskklassi suuremad universaalid on täna jõudnud pakiruumiga veidi üle 600 liitri, siis selle auto pakiruumi maht on 720 liitrit. Et siin juba mõni küsib, et miks nii palju. No, aga miks mitte?